Tere! Minu nimi on Hubert ja täna kutsun teid vaatama uut videot Libraluresi lantide teemal. Alustame! Tänases videos tahaksin teile tutvustada ja näidata tingvormi. Tingvorm on saadaval just sellistes pakendites. Sõltuvalt suurusest, kuna meil on siin kaks suuruse varianti, 70 ja 80 mm, on neid vastavalt 15 ja 12 tükki sellises purgis. Kohe alguses tasub mainida, et sellises purgis leiate lisaks meie lantidele ka aroomid. Praegu on meil 4 lõhnaversiooni: lõhnatu, juustu, grilli ja küüslaugu aroom. Kui võtate landi purgist välja, saate just sellise ussikese. Pöörake tähelepanu meile detailidele. Siin on spetsiaalne soon, mis näitab kohta, kus tasub konks läbi torgata. Soovitame siin kasutada suhteliselt kitsaid streamer-konksusid, et lant näeks parem välja, aga eelkõige selleks, et kala edukalt haakida. Need konksud ei pea olema pikad, sest nagu näete, see lant paindub väga kenasti kokku ja te näete seda ka akvaariumis ehk siis vees töötades. Tingvorm, nagu kõik Trout-seeria landid, on saadaval 20 tõestatud püügivärvis ning me võime kasutada nii erksamaid toone kui ka neid, mis sarnanevad loodusliku ussiga. Iga Trout-seeria lant, sealhulgas tingvorm, on valmistatud spetsiaalsest materjalist. Kui kala ujub meie landi lähedalt mööda, ei jäta ta seda lihtsalt tähelepanuta. See kraam maitseb kalale lihtsalt hästi. Teine asi. Vaadake, siin on mul ting 70, vaadake, kui palju ta suudab venida ja siis oma algsesse vormi tagasi minna. Ja kolmas asi. Kui me püüame forelli, enamasti on see lant loodud just forellipüügiks, aga see töötab hästi ka ahvena puhul, siis teame, et sellised väikesed ussikesed võivad sageli väga kergesti kahjustuda. Aga siin seda probleemi ei ole. Tingaga võime tegelikult püüda mitu kala ilma, et see lant oluliselt kahjustuks. Võime püüda mitu kala ja see lant töötab endiselt väga tõhusalt. Landi tööst räägime veel lähemalt kohe varsti, kui demonstreerime seda siin akvaariumis. Libraluresi suureks eeliseks on ka see, et kuigi siin on tõesti väga mitmekesine värvivalik, siis võin neid 2 ussi probleemideta hoida suletud purgis või mõnes teises pakendis koos ning nad ei hakka üksteist värvima. See on tõesti suur eelis, sest kui ma käin forejõgede ääres, siis kannan tihti kaasas ühte suurt karpi, kuhu ma sõna otseses mõttes kalan kõik ussid, mis mul sel päeval olemas on või mis minu arvates just sellel lõigul kõige tõhusamad võiksid olla, kus ma plaanin püüda. Ma kallan need sinna kokku, need ei määri ja tänu sellele olen ma jõe ääres väga liikuv ning saan tõhusalt oma kohti läbi püüda. Kuidas üldse tingvormi rakendada? See on väga lihtne. Kohe näitan teile seda siin juba ettevalmistatud kohas, aga lisan veel, et tegelikult ei pea me piirduma ainult kõige põhilisemate meetoditega. Siin saame edukalt püüda külgtõmbega, dropshotiga, samuti tšeburaškaga või tavalise pliipeaga, aga kõige sagedamini püüan ma selliste wolframpeadega, mis on seotud lendõngekonksudele. Lendõngekonksud just seetõttu, et seda nõuavad need püügikohad, kus ma kalastan, need on tehases ilma ogata ning väikese wolframpeaga, et saaksin peibutist vees võimalikult peenelt ja loomulikult esitleda, et meelitada ründama just kõige suuremaid forelle. Siin on meil tingvorm 70 mm wolframpeaga ogata konksuga. Alati torkame läbi just sellest küljest. Lükkame peibutise väga õrnalt ja ettevaatlikult konksule ja torkame läbi siit, kus uss on paksem. Ops! Ja, valmis. Samamoodi varustame tingvorm 80, ainult et siin soovitame kasutada veidi pikemat ja suuremat konksu. Siin kasutan korraks veel meie mõõdulimpi. Meil on suremas 80. See ting on veel huvitav selle poolest, et kui meil on see veidi suurem suurus, siis on ta ka õrnalt paksem kui väiksem 70. Seda saate nüüd siin väga hästi näha. Kuid on ka teine probleem.
Ma olen seda varemgi näidanud. Vaadake nüüd mõõdulindil, kuidas ta venib, mõõdulindist jäi isegi puudu. Vaadake üle 30 sentimeetri. Ja ometi läheb ta pärast tagasi oma algsesse vormi. Meil on lant juba valmis relvastatud. Vaatame, kuidas ta vees käitub. Siin veel üks väike nipp. Kui teil on liiga palju tühjavõtte, pole probleemi, kui te rebite tükikese ära või lõikate kääridega, et see näeks ilusam ja ühtlasem välja. Ja nii olen ma vahel isegi tingi lühemaks lõiganud 2-3 sentimeetrit. Sõltuvalt sellest, milline oli olukord võistlustel, kui teadsin, et selles kohas varitseb kala ja siis saab ta samamoodi probleemideta relvastada. Mis on ka lahe, siin saame me katsetada nii, et varustame tingi natuke rohkem painutades, näiteks kasutades raskemaid päid. Ta käitub vees teistmoodi, aga see kõik sõltub teie enda eelistustest. See lant on nii universaalne, et tegelikult sõltub kõik ainult teist. Kui otsite ka konksude suuruseid, siis leiate need meie kataloogist veebilehel libralores.com. Vaatame nüüd põhjalikumalt, kuidas see konkreetne sööt vees käitub ning milliseid muutusi ja reaktsioone me võime selle vette asetamisel täheldada. Enne katse alustamist tasub meenutada, et erinevat tüüpi söödad võivad vees käituda väga erinevalt, sõltuvalt nende koostisest, tihedusest ja sellest, millest need on valmistatud. Mõned söödad vajuvad kiiresti põhja, teised jäävad veepinnale hõljuma või liiguvad aeglaselt allapoole. Meie eesmärk on jälgida, kas see sööt hakkab kohe vajuma, jääb pinnale või hakkab hoopis vees laiali lagunema. Samuti pöörame tähelepanu sellele, kas sööt meelitab ligi kalu või tekitab vees muid nähtusi, näiteks mullitamist või värvimuutust. Selline katse aitab meil paremini mõista, milline sööt on kõige tõhusam erinevates kalapüügitingimustes ning kuidas valida just see õige sööt vastavalt vee omadustele ja püütavale kalaliigile. Nüüd asume vaatlema ja analüüsima, kuidas see konkreetne sööt vees käitub ning milliseid järeldusi saame selle põhjal teha. Nii, ja nüüd oleme juba näinud tingvormitööd. Nagu te ilmselt märkasite, siis kuna see lant on ussilaadne, peame me ise sellele landile liikumise andma. See tähendab, et just sellest, kuidas me oma õngeridvaga mängime, õrna varustusega, sõltubki, kuidas ta vees käitub. Lisaks tasub meeles pidada, et kui me püüame jões, siis veevool teeb alati oma töö ära ja tegelikult ainus, mida me siis tegema peame, on lihtsalt oma tamiili või nöörilõtvust kokku kerida vastavalt vajadusele. Ja siit kohast tahaksin ma teid tänada selle materjali vaatamise eest. Ootan teid Facebooki, Instagrami ja TikToki, mida ma samuti teie jaoks juhin, aga jätke kindlasti ka sellele YouTube'i kanalile tellimus. Näeme juba järgmises videos.